tere, armas paastoaja kogudus! Me oleme üheskoos vaimus, vaatamata kehtestatud piirangutele ja lukustatud ustele. Kuigi teatud uksed on kinni pandud, siis taevas on meie jaoks avatud. Me elame ja liigume ju inimliku ja jumaliku, ilmaliku ja müsteeriumi vahel. See tähendab, et üleloomulikkus on Kristuse kaudu meie jaoks täna kättesaadav. Mul on südamest hea meel, et meie kirik on meid üles kutsunud palvetama, paastuma ja otsima Jumala tahet ja Jumala palet tänases päevas. Teeme seda üheskoos ka täna, lugedes Jumala sõna Pauluse kirjast Filiplastele 4. peatükist. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja selle tulemusena mina julgustan teid täna kogema ja mõistma ja palvetama. Järgnevalt ütleb Paulus, ja siis Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Elu pimedad ajad on otse kui läve hetked, kus me väljume ja liigume edasi, sammume tundmatusse. Kas pole tuttav tänane päev? Me ei saa kunagi tagasi minna sinna, kus me olime, kus me tundsime ennast hästi ja turvalisena. Jumal ei muuda meie elu olematuks, vaid ta lunastab meie elu. Kuigi tänases päevas tahaks koos prohvet Jesajaga hüüda, Jumal, et sa rebiksid taevad lahti ja tuleksid alla. Tule vaata, mis siin toimub. Ja Jumal ütleb, ma tean, ma saatsin oma poja, Jeesuse Kristuse. Ja tänases päevas on püha vaim see, kes on meie lohutaja, kes kinnitab meid, julgustab ja suunab meid. Jumal teab, kus sa täna oled. Jumalale läheb väga korda see, kuidas sa ennast tunned, kuidas on sinu ihuga, hingega ja vaimuga. Jumal on meie tugevus lõpuni. Just temaga veedetud hetked on tänases päevas need, kus me täitume Jumala rahuga, mis hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Jääme täna vaikseks, seistes lävel, sisenedes tundmatusse, lastes endid kõnetada ja juhtida sügavamale sinna jumalikku mõtestatusse ja mõistmisesse. Need hetked ja sündmused meie elus nagu täna tuletavad meile meelde, et meie ei tea kõike, me ei mõista kõiki, me ei näe kõiki võimalusi ja me ei suuda ka kõige eest vastutada. Ärge muretsege ühtegi, ütlen ma taas teile, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Rahu, mida me otsime, igatseme ja lausa vajame, ei ole vaikus, ei ole uinumine, vaid vastupidi, Kristus hoiatab meid, ta ütleb, ole tähelepanelik. Ta käsib olla meil ärkvel. Pimedus ei ole niivõrd meie vaenlane, kui seda on uinumine või siis mugandumine praeguse ajaga ja hetkega. Me uinume olukordades, kus hirm kontrollib meie elu, kus lootus annab teed meeleheitele, kus kiire elustiil on võrdsustatud headusega, kus õigustamine asendab tänulikkuse ja alandlikkuse, kus me valime mugava eluandva asemel. Just see pimedus, hirm, meeleheide, ärevus, kiirustamisega tehtud otsused, õigustamine ja lihtsalt mugandumine röövib meilt rahu ja me kogeme, et me oleme väga pimedas kohas. Nii sageli lubame sellel pimedusel ennast petta, jäädes uskuma, et pole mõtet oodata, aga nemad ootasid Issandat pika meelega ja tänutundega. Ja mina ka julgustan sind täna ootama. Võtame neid hetki, et oodata ja kohtuda elava Jumalaga, kus me tajume seda, et me saame kindlalt uuele olukorrale vastu minna teadmisega, et Jumala käest me oleme kätte saanud kõik juhtnöörid, mida me vajame, sest temal on need meie jaoks olemas. Olgu selle aasta paastuaeg, ärkveloleku aeg, Jumalaga leppimise ja kohtumise aeg, ootamise aeg, mis muutub meie jaoks palveks, kus me kogeme Jumala rahu ja Jumala kohalolu. Kus me saame ka selle üleloomuliku rahu, mida me täna nii väga vajame.
otsime seda siis õigest kohast, siire südame hoiakuga ja vajadusel paludes ka kaaskristlastel kanda end palvekätel. Sellistes hetkedes siseneb meie juurde Jumal, tuues sõnumi: Issand on sinuga. Immanuel, Jumal on meiega tänases päevas. Täitku ta meid kõiki oma ligiolu ja rahuga me palvetame. Taevane Jumal, kes sa tead kõike, kes sa tunned meid kõiki, kes sa tead tänast päeva maailmas, Eestimaal, meie oma kirikus, kus sa tunned ja tead igat pastorit ja tema olukorda, kus sa tead igat koguduse liiget. Issand, uuri meid läbi ja tunne, kas me oleme valuteel ja juhata meid õigele teele. Issand, ma palun, et sa kosutad meid, et sa tervendad meid nii vaimselt kui füüsiliselt ja oled meie hinge tugi ja rahuallikas. Ja palume seda kõike Jeesuse nimel. Aamen. Õnnistatud päeva.